Tere õhtust, lugupeetud volinikud, palun võtta kohad sisse. Meie 39. volikogu istung tahab alustamist. Rõõm näha teid ja uuel aastal uue hooga oleme alustamas siis poliitika tippaasta jälle ühte käimist, nimelt siis sellel aastal 2 valimised. Ma väga loodan, et volikogus tervikuna meil ei hakka see varjutama normaalset elu ja normaalset linnaelu juhtimist ja korraldamist. Oktoobris selle koosseisu volitused lõpevad, tulevad uus koosseis, mis siis juba järgmised 4 aastat meie linnaelu korraldab. Seniks aga kuni septembrikuuni soovin ma siis sellel aastal meile kõigile jätku jõudu, tervist, tarmukust siin volikogus Viljandi linnarahvast teenida. Avan Viljandi linnavolikogu 13. koosseisu 39. istungi. Sünnipäevalapsed. Kalvimäe. Puudujad täna, kes on teatanud meile, on siis Tiit Kalmet, Loit Kivistik, Margus London, Mati Looga, Ülle Lumi, Mart Salumäe, Merike Siht ja Malle Vahtra. Need on teatanud. Miks te, sõbrad, et ta kohale tuli, see on juba tänuväärt tegevus. Inimesed olid teatanud. Eks meil registreerimisleht ütleb pärast täpselt, kes on siis kes. Tere tulemast kõigile. Volikogu infotund. Mis see on? Revisjonikomisjoni võib-olla? Ei, see on lõpus. See on lõpus. Infotund ei ole registreerinud mitte ühte sõnavõtu soovijat, järelikult saame sellest üle minna. Siia on ekslikult sattunud revisjonikomisjoni tööplaan, aga see tuleb meil päeva lõpus seal, kus on volikogu töödest edasisest juttu. Päevakorra projekt saadeti teile koju, 11 päevakorrapunkti. Nüüd toimus siis eesseisus kell 4:30 ja selle koha peal ma ilmselt mingil hetkel pean eraldi fraktsiooni esimeestega läbi rääkima, et kas selline töökorraldus 4:30 teha eesseisus sobiks, sest tööpäeval keset päeva ära käia on üks teema ja teine, kuna meil on ainult ju päevakorra projekti kokku leppimine, et siis siin saaks nagu 20 minutiga hakkama, et edaspidi oleks rohkem inimesi kohal. Täna oli natukene vähe teid kohal. Aga läbirääkimiste käigus oleme siis eesseisuses kokku leppinud, et päevakorda tuleb täiendavalt maa munitsipaalomandisse taotlemine punkt 6 teie jaoks ja Viljandi linna teenetemärgi omistamine siis päevakorra lõppu. Nimelt on Viljandi linnavalitsus teinud volikogule ettepanek välja anda ka teenetemärki sellel aastal. Siis arengukava muudatuste teine lugemine toimub istungi lõpus ehk teha arengukavale 2 lugemist oli ettepanek ja nii me oleme ta siis sinna istungi lõppu pannud. Ja 3. muudatus, mis me kokku leppisime, on, et tuua eelnõu Viljandi linna üldkasutatava territooriumi ajutise sulgemise kord 7. päevakorrapunktiks ja siis vastavalt teede tänavate sulgemine maks 8. päevakorrapunktiks, et nad oleksid loogilises järjekorras. Sellised olid ettepanekud eesseisuses ja selliste parandustega esinesin ma teie ees. Kas keegi nõuab nende paranduste läbi hääletamist, et võtta päevakorda? Ei nõua. Seega lülitan nad päevakorda ja meie ees oleks siis kinnitamiseks päevakord kokku 12 päevakorrapunkti ja palun, kes on selle järgi töötamise poolt, hääletada. Loeme need siis kokku ka palju mida on. 1, 2, 3. 1 tuli juurde, 2 tuli juurde. 18. On meid kohal 18? On. Registreerimisleht ei ole veel. Kas registreerimisleht ka kusagil liigub? 18. Kas on keegi vastu?
erapooletu ei ole. Seega oleme päevakorra kinnitanud ja asume seda siis ka koos menetlema. Esimene päevakorrapunkt, eeltaotluste esitamine investeeringute kava koostamiseks, teine lugemine, ettekandeks sõna Kalle Jensil. Palun, härra linnapea. Lugupeetud volikogu, kõige algul ma ütleksin seda, et ma teeksin ettepaneku teine lugemine katkestada järgmisel volikogu istungil, siis jätkata selle eelnõu lugemist sel põhjusel, et ei ole veel siiani see määrus avanenud, selles mõttes, et meil ei ole veel nii kiire. Ja me intensiivselt tegeleme linnavalitsusega kõigi nende objektidega, mis eelnõu projektis on. Et siia on lisandunud, mida ei olnud siin kirjas, on ka muusikakooli peahoone renoveerimine. Just täna kirjutasin alla lepingutele selle eskiisprojekti valmimiseks, mis teatavasti mida ka koitkava või katakava, nagu me lühendatult ütleme, nõuab. Informatsiooniks ka nii palju, et ühe komisjoni ettepanek siin vahepeal laekus oli korrakaitsekomisjon, kes tegi nüüd nendest objektidest, mis eelnõus kirjas on, ettepaneku siis eakate päevakeskuse ehitamisest loobuda. Et korrakaitsekomisjon ei pidanud seda nagu vajalikuks, vähemalt selline ettepanek komisjonilt tuli. Ja meil on siin plaanis järgmisel nädalal mõlema meie pensionäride organisatsiooni ka ühised juhatused kokku kutsuda, selline ümarlaud, rääkida veel põhjalikult eakatega läbi, et kas see on selline laiem arvamus, et mis on miskipärast tekkinud, või on see siin, nagu ikka arvamused on erinevad, et kuidas siis selle päevakeskusega edasi tegeleda. Aga kõigi jah, nende objektide osas see ettevalmistus, et vajalik dokumentatsioon ja valmisolek, nii et see toimub ja siia lisanduks siis ka kultuurimaja. Et miks kultuurimaja, me juba ju selle korra otsustasime ja see sai ka teatavasti esimeses voorus positiivse otsustuse, et oleme siis sellel raskel säästuajal jõudnud kokkuleppel sellest, vist on juttu olnud, et me loobume kultuurimaja juurdeehitusest ja kuna selle vana otsuse järgi oli meil väga suur omafinantseering, siis kuna me vähendame oluliselt siis kogu selle objekti maksumust, aga kahjulik on meil jääda selle esimese otsuse juurde, kus meie omafinantseering oli 40% ja me rääkisime ka läbi Siseministeeriumi töötajatega ja nad pidasid seda võimalikuks, et me, kuna sama etapi raames mängureeglid on kõigile ühesugused, muuta ei saa seda seda osaluse protsenti, et siis lihtsalt teise vooru me esitame nüüd uuesti juba uue projekti ilma juurdeehituseta, nii et kultuurimaja tuleks siia ka juurde. Nii et teeks ettepaneku siis katkestada ja järgmisel istungil ja nagu ikka oleme avatud kõigi mõtted, ettepanekud, need on olulised summad, mida meil on võimalik taotleda ja ära kasutada, nii et kõigi ettepanekud tere tulnud. Aitäh! Aitäh, härra linnapea! Eelarve arengukomisjon Jaak Piilak, palun, komisjon arutas ja pidas täiesti õigustatuks katkestada seda. Aitäh, nii on ka mõned teised komisjonid siin arvanud, kas keegi komisjoni esimestest soovib ka sõna veel? Ei soovi. Küsimused ettekandjale? Ei ole. Ja palun. Seletuskirjast, et nende objektide juures on märgitud ka iga objekti orienteeruv maksumus, välja arvatud esimene objekt, see on siis eakate hooldekodu rajamine Viiratsi lastekodu baasil. Siin ei ole küll orienteeruvat maksumust juures. Jah, sellest on eelmisel istungil juttu, kui me esitasime eelnõu, siis oli võib-olla selles maksumuse osas kõige toorem, praegu hetkel hindame selle maksumuseks 10 miljonit, võib-olla on ka seda, unustasin siin märkimata, tutvusin ka revisjonikomisjoni materjalidega, kus seal komisjoni liikmete poolt oli ka selle maksumuse osas arvamusi või kahtlusi, et just on vaja sinna väga sellist korralikku ventilatsiooni, sellest oli ka eelmisel volikogu istungil juttu.
nii et meil siin nagu reserve on, et lihtsalt ütlen, et just ka siin äsja valmis selline esimene eskiisprojekt selle hooldekodu. Et nüüd me oleme juba tunduvalt sammukesed targemad, praegu selle eskiisprojektiga nagu töö käib, eks püüame sinna ka eksperthinnanguid saada. Praegu tegeleme seal muudatustega ja selle ülevaatamisega nii siis sotsiaaltöötajate kui ka linnamajandusinimestega ja seda maksumust täpsustada, 10 miljonit vähemalt, nii et kui otsene vastus, et võimalik, et ka veidi rohkem. Aitäh. Veel küsimusi? Ja palun, härra Müür. Kas selle 10 miljoni sisse tuleb ka juurde või ei mahu sinna juurde ehitusele? Praegu eskiis, selle praegusel esialgse eskiisi järgi juurde ehituses oleks siis see ainult elamu, või tähendab nagu elukorterite või tubade osa, sinna tuleks 24 kohta juurde ja praegune see, siis selle peamaja osa oli kusagil 47, nii et veidi alla 70 nagu koha oleks. 65 kohta kokku. Aitäh. On veel küsimusi? Ei näi, soovib keegi sõna? Tegelikult me teist lugemist katkestame, et kui midagi põrutavat ei ole, siis soovib keegi. Töö käib nimekirja kallal ja ootame valitsuse otsuseid. Ei soovi, aitäh. Lõppsõna soovi ilmselt ei ole. Katkestame teise lugemisele ja jätkame selle lugemisega märtsis, aga ma küsiks nii, et kui nüüd Vabariigi Valitsus ei ole ka märtsiks vastu võtnud, veebruar, jah, et kui nüüd ei ole veebruariks vastu võetud, kas siis eesseisusel jääks voli mitte päevakorda panna seda teha märtsis? Selline tingimuslik, siis me ei saa enne edasi minna, kui tegelikult on valitsuse määrus ära tulnud selle asja kohta, kuidas need vahendid jaotatakse. Olete nõus sellega, jah? Okei. Siis katkestame teise lugemise. Järgmine päevakorrapunkt ehk teine on Viljandi linna arengukava 2008-15 muutmise esimene lugemine, ettekandeks sõna linna peal. Palun, härra Kallients. Lugupeetud volinikud, siin väga midagi lisada ei ole, see on küllalt lihtne ja siin ei ole väga mingeid keerulisi ega põhimõttelisi ettepanekuid. Sisuliselt on see tingitud siis sellest, et just nimelt seoses siis eurorahade taotlusega oleks väga selgelt veel täpsustatud siis need mõned objektid, nii nagu see hooldekodu ja samuti siin Krõlli lasteaia suhtes on plaanis taotleda hasartmängu nõukogust siin vahendeid, et siis ei jääks selle taha nagu asi, et meie arengukavas võib-olla ei ole küllalt selgelt ega täpselt, et selles mõttes paluks siis toetada. Aitäh. Jaak Tillak, eelarve arengukomisjon, palun. Toetas eelnõud. Tahab komisjonidest keegi sõna võtta veel? Ei näe. Vahepeal siis märkus, et on ettepanek ja on ka päevakorras, et teine lugemine on päevakorra lõpus meil. Et vahepeal on siis parandusettepanekute esitamise aeg. Et kuni selleni, et me alustame teist lugemist, siis enne seda paluks ära esitada. Soovib keegi sõna? Palun, Naanuri. Me oleme siin saalis päris tihti muutnud linna arengukava, mis on täiesti normaalne, aga silma on jäänud see, et me tihti loeme teda ja muudame nimelt selleks, et lisada üks või teine objekt sinna. Selleks, et sellele ühele või teisele objektile saada kas riigi või mõne fondi rahalist toetust. Et küsimus selline, küll retooriline, et kas ei oleks siis nagu mõttekas kõik Viljandi linna bilansis olevad hooned, rajatised võtta Viljandi linna arengukavasse sisse. Et nad oleksid seal kõik sees. Et siis me ei peaks neid niimoodi ükshaaval vastavalt vajadusele sinna lisama. Sest kahtlemata kõik Viljandi linna omanduses olevad hooned, rajatised vajavad mingil määral renoveerimist, remonti, nii edasi. Aitäh. Aitäh. See on küll keegi sõna. Sellele võiks
et ma võtan ka retooriliselt, mitte aga võtan sõna, et vastata ka retooriliselt, et loomulikult, aga välja võiks jätta vähemalt Jakobsoni kooli, mis äsja remonditi. Teistpidi on tõepoolest nii, meil on valikukohad, kas me arvame, et selle objektiga seda raha ära kasutades väikese vahendiga suurt raha teenida, siis mina olen küll valmis meie arengukava kasv iga päev muutma. Kui see tuleb kasuks sellele, et meil muusikakool saab peahoone remonditud, kui tuleb kasuks see, et meil saab teine või kolmas kool, lasteaed jällegi parema väljanägemise, siis ma arvan, et valija ütleks meile kõigile, kehvad mehed, naised, kui te sellega hakkama ei saanud. Nii et projekti riik, projekti omavalitsus, nagu me tihti Eestis oleme, meil ei jää muud üle. Nii. Palun, Eiki. Kes veel? Aha. Palun, kumb? Eero Järve. Kahjuks ei saa nimekirjast Jakobsoni kooli välja jätta, sest staadion, kelder, ujula, aula ootavad, aga loomulikult see ei tähenda seda, et ta peab esmajärjekorras seal olema, teeme ka koolidele ringi peale, aga üldnimekirjas on ta ikka edasi. Teed saavad olla kooli ja väljas, kooli ei ole meie oma, me rendime. Kooli jätame välja, sest kool on kinnisvara aktsiaseltsi oma. No nii, läksime nüüd selle huumori poole peale, aga tegelikult midagi ei ole parata. See on tänane reaalsus, kus me toimetame. Nii, soovib veel keegi? Ei ole, siis... kuidas sa näed? Ei ole, kas Mati Männigu, kas sa soovid sõna? Ma panin laua alla. Lihtsalt, sa ei ole ammu rääkinud, ma mõtlesin, et sul on nüüd käsi püsti, et pastapliiats on püsti, vaatasin. Okei, selge. Loeme esimese lugemise lõppenust, kas enne on lõppsõna soovi? Härra linnapea? Aitäh, ei. Esimene lugemine lõppenud, parandusettepanekud teise lugemise eel ajaks palun. Tänan. 3. päevakorrapunkt, linnavara valitsemise kord, eelnõu 407, teine lugemine, Ene Pius, palun. Lugupeetud volikogu, täna siis selle valitsemise korra teine lugemine, juhtivkomisjon tegi ettepanekuse saata ka 3. lugemisele, et selle vastu me ei ole. Vahepeal sai natukene täiendatud veel seda korda, paragrahv 2 viisime sisse mõned mõisted, et tekstis oleks selgelt määratletud, millisel juhul käsitletakse linnavalitsust kui linna ametiasutust või kui volikogu poolt moodustatud täitevorganit. Et see on nüüd siis põhiline muudatus, mis on sisse viidud ja nii on. Priit Kaup. Esitada eelnõu 3. lugemisele, arutati pikalt laialt. Pihlak. Komisjon arvab sama lugu, et 3. Mart Sikkut, tõmbluskomisjon. Samuti leidsid, 3. lugemine on mõistlik. Aitäh. Karl Jõublus, revisjonikomisjon. Revisjonikomisjon toetas ka 3. lugemisele suunamist. Küsimused ettekandjale. Sõnade mäng oli vahe. Ei ole küsimusi. Soovib keegi sõna? Ei soovi. Läheb 3. lugemisele. 3. lugemine veebruari 6. 9. veebruariks. Palume siis kõigil parandusettepanekud. Teine lugemine on lõppenud. 4. päevakorrapunkt, linnavara tasuta võõrandamine, eelnõu 430, ettekandeks sõna Rein Riisal, palun. Linnavara tasuta võõrandamine, kui te mäletate, siis siin eelmine aasta linn taotles maavalitsuse poolt pakutuna riigi käest ühte korterit, Lembitu puiestee 4-9, mida siis valitseb ja haldab mittetulundusühing Singel ja kogu sisu selles, et riik ei saa mittetulundusühingutele oma vara anda ja Viljandi linn oli siis ja on ka praegu selline vahelüli, kes selle korteri vastu võttis ja nüüd paluks siis selle jätkuna see üle anda tasuta MTÜ Singelile, kes siis oma puuetega inimestega saaks seal edasi
toimetada. aitäh, ma vabandan volinike ees, minu näpp vajutas 2 korda järjest ja 3. jäi vahele, ma olen praegu 4. päevakorrapunkti juures. Nii et lähme pärast siis 3. tagasi. Aga selles päevakorrapunktis Jaak Pihlak, eelarve arengukomisjoni seisukohal. ei, komisjon ei näinud ka mingit probleemi, et toetas seda eelnõu. Aitäh. Soovib keegi küsida ettekandjatelt? Ei soovi. Soovib keegi sõna? Ei soovi. Soovib lõppsõna? Linnavara tasuta võõrandamine, palun, kes on selle poolt, et see tasuta võõrandada, palun hääletada. Kõik ühel meelel 20 häält. 5. päevakorrapunkt, volituste andmine, ettekandeks sõna Rein Riisa, eelnõu 429. Tekst hästi lühike, palume anda volitused 3 linna valitsuse linnamajandusameti spetsialistile teeseaduse ja selle alusel antud õigusaktide täitmise kontrollimiseks avalikel teedel. Ja need linnavalitsuse spetsialistid on siis Kaidi Braun, Harri Mägi ja inspektor Tiina Niitar. Tänan. Priit Kaup, linnamajandus keskkonnakomisjon. Mart Sikkut, õiguskomisjon. Õiguskomisjon toetab. Küsimused ettekandjale? Ei näe. Soovib keegi sõna? Härra Müür, palun. Seda, et see on tore, et meil nii palju kontrollijaid said olema, kuid ma arvan, et linnakodanikele praegu ei ole võimalus kuskilt liiga osta. Et kas linnavalitsus koos volikoguga ei peaks mõtlema, et võib-olla see kolm firmat, üks nendest võtaks sellise kohustuse, et hakkaks linnakodanikele liiva müüma, tähendab sügisel, kui libedus hakkab, ja see oleks siis kas Glenevei, Floreas või näiteks Akala teed. Me nõuame küll, aga me peaks andma inimestele ka võimaluse. Minu arvates see tuha raputamine nende jalgadega sulava ajal küll ei tahaks oma korterisse või mõnda asutusse sisse minna, mida mõned vanamutikesed on puistanud oma tuhka ja praegu ma jalgsi tulin, siis oli keegi pannud savi maha. No, sihuke, ma ei tea. Aitäh. Ma kirjutasin selle. Jah, selge. Kas me nüüd sõna võtta? Soovib veel keegi sõna? Ei soovi. Kas on lõppsõnaks soov? Kas nõuab keegi hääletamist? Ei nõua. Eelnõu vastu võetud. 6. päevakorrapunkt, maamunitsipaalomanduse taotlemine, eelnõu 434, Rein Riisa, palun. Nii, lugupeetud volinikud, küsimus on siis ühes väikses maatükis, mis asub Pärsti valla territooriumil. See on Raua tänava osa, mis läheb kokku Paala teega. Tee kui rajatis on linna teeregistrist, rajatise all olev maa on tükike on Pärsti valla territooriumil. Kui te mäletate, siis Raua tänava osa me taotlesime, et Pärsti vald saaks taotleda seda tükki, peaks taks luba küsima Vabariigi valitsuselt, kuna tal ei ole rajatist peal. Meil on kokku lepitud nüüd maavalitsusega ja Pärsti vallaga nende toimingute tegemisel, et taotleme meie ja maavanem annab siis ta selle maatüki meile ja vastavalt sellele korrigeeritakse siis ka 2 omavalitsuse piiri. Vajadus oli talle sellepärast, et me esitasime ära Raua tänava korrastamise rahataotluse selles osas, mis on ilma asfaltkatteda, see on siis Paala teest kuni endise Mäkini ja et siis see korrektne on vaja sellise eelnõuga ja tööga edasi minna. Aitäh! Aitäh! Jaak Pihlak, eelarve arengukomisjon. Küsimused ettekandjatele? Küsimusi ei ole. Soovib keegi sõna? Sõnavõtte soovu ei ole. Nõuab keegi hääletamist? Ei nõua. Eelnõu vastu võetud. Viljandi linna üldkasutatava territooriumi ajutise sulgemise kord eelnõu 432 ettekandeks sõna Rein Riisale, palun. Nii, lugupeetud volinikud, teie ees on määrus sulgemise korra kohta. Siin ei ole midagi väga uut, vahe on nüüd selles, et
siiamaale kehtinud korra järgi võisid sulgemist vormistada ja anda 2 ametit, see oli Linnamajandusamet ja Haridus-Kultuuriamet, et seda korrastada ja paremini tagada liikluskorraldused ja informatsiooni väljaminek siis ja kontroll ühest liinist linnavalitsusest on nüüd uue eelnõuga või määrusega ette nähtud, et lõpliku otsuse ja kontrolli teostab Linnamajandusamet ja on siin siis fikseeritud ära need toimingud, kuidas see protseduur peaks käima. Aruteludel komisjonides tulid siia mõningad ettepanekud, märkused. Me oleme neid arvestanud ja oleme uue versiooniga valmis saanud. Oli paragrahv 1 punkt 1 oli siis need territooriumi osade fikseeringud on ta Teie tänav väljak, nüüd on kasutatud kohalike maksuseaduse alusel olevat teksti, siis oli veel siin märkus, et oli 1 ööpäev, on parandatud ta 24 tunniks ja paaris punktis oli veel selliseid täiendusi. Arvestades seda ja Linnamajandusameti või komisjoni ettepanekud, et seda võiks veel teist korda lugeda, ongi meil siis ettepanek, et sulgemise kord, lugeda täna esimest korda ja tulla siis, kui on veel kellelgi täiendusi, parandusi, nende esitamisega uuesti veebruaris ja siis ta vastu võtta. Mitte midagi ei põle, et sellega peaks kirjutama ja on selge, et kui ta on veel korrektsem, on ta ka tulevikus paremini toimib. Aitäh! Aitäh! Kaasettekandeks sõna Linnamajandus Keskkonnakomisjoni poolt Priit Kaup, palun. Komisjon otsustas ka esitada eelnõu teisele lugemisele. Viktor Naanori, kes? Korrakaitsekomisjon arutas, toetas eelnõu. Aitäh! Mart Sikkut, õiguskomisjon. Õiguskomisjon toetas eelnõud, aga leidis ka, et on mõistlik saata teisele lugemisele. Küsimused ettekandjatele. Nii vala, soovib keegi sõna? Ei soovi. Parandustähtaeg 9. veebruar, teine lugemine veebruaris, esimene lugemine on lõppenud. Palun. Kas see uus tekst on kuskil üleval ka juba või ei ole, kuidas neid parandusi teha, millele neid parandusi teha? Ei, üleval veel ei ole. Ei, me saadame ta kohe välja. Aga elektroonselt põhimõtteliselt on see kohe kätte saada. Sellisel nagu siin. Nii, teede tänavate sulgeme maks 8. päevakorrapunkt. Ettekandeks sõna Rein Riisale, 433. Jah, eelmine määruse eelnõu ja see on omavahel minimaalselt seotud, kuigi on seotud. Ka selle eelnõu preambulas või paragrahv 1 siis on viidud sisse või viime sisse paranduse, mis siis läheks korrelatsiooni selle eelmise eelnõuga. Põhimõtteliselt, kui eelmine kehtis 98. aastast, siis ei ole taotletud sellega, et aeg on nii palju mööda läinud ja need taksid võiks olla tunduvalt võib-olla suuremad. Seda ei ole tehtud. On arvestatud maksekorralduse määruse ja teiste uute määruste terminoloogiat ja sealt tulevaid sätteid ja mida kokku pandud on. Ja kuna lubamise kord läheb teisele lugemisele, siis võib-olla, et keegi loeb veel ja leiab siit ka ühe täpsusi, siis meil on ettepanek see ka viia teisele lugemisele ja koos siis järgmine kord vastu võtta. Tänan. Kaasettekandja Jaak Pihlakult, palun. Komisjon arvas ka täpselt samuti, et on mõistlik saata teisele lugemisele. Teine lugemine millal? Selge, aitäh. Küsimused ettekandjatele? Ei näe. Soovib keegi sõna? Ka ei näe. Nii palju siis märkusena, et kes tahab kangesti makse tõsta, siis nüüd on võimalik.
parandusettepanekuid teha 9. veebruarini ja teine lugemine toimuks siis veebruaris. Seega esimene lugemine on lõppenud. Ja 9. päevakorrapunkt. Oleme jõudnud teemani Viljandi linna preemiate määramine. Lugupeetud volikogu, lühike selgitus, kuidas me edasi toimetame. Kõikides statuutides on kirjas, et Viljandi linna erinevaid preemiaid volikogu määrab õigeaegselt esitatud kandidaatide hulgast. Minuni on laekunud erinevatelt fraktsioonidelt, komisjonidelt ettepanekud, teen ettekande iga selle päevakorrapunkti juures ja ütlen siis, keda nagu enim eelistati. Ja kui me läheme seda rada mööda, et me jääme selle ühe nime juurde, keda enim eelistati, või väitluse käigus selgub siis üks nimi, siis me ei pea midagi valima, vaid siis me kinnitame ehk hääletame, kinnitades seda määrust ühenimelist. Siis ei ole isiku valimisega tegemist. Kui aga meil arutelude käigus selgub näiteks aasta isiku või elude preemia puhul, et on mitu kandidaati, siis loomulikult me moodustame häältelugemis-toimkonna komisjoni ja me valime siis nende nimede hulgast, kes on esitatud ja ka siin uuesti esitatakse välja selle ühe, kes siis kirjutatakse nii-öelda sellesse määruse eelnõusse, selle me jälle kinnitame. Et selles mõttes meil ei ole nagu praegu esialgu häältelugemiskomisjoni mõistlik teha, enne kui selgub, et teda tõesti vaja. See oli nagu minu poolt sissejuhatus, aga nüüd siis järjest meie eelnõud ja preemiad. Esimene, mida me määrama hakkame, on eelnõu 423, Viljandi linna aastanoore preemia määramine 2008. aasta eest, eelnõu 423. Siin, nagu te näete, on tühi koht ja ettekande peaks tegema Monika Kuzmina, palun. Ettepanek on määrata selleks Viljandi noorte sümfooniaorkester ja põhjendused leiate eelnõust. Aitäh! Viljandi noorte sümfooniaorkester on Viljandi noortevolikogu ettepanek. On veel tulnud siia ettepanek ka määrata Martin Järvekülg, Kaspar Taimsoo, kuid meie statuudis on selgelt kirjas, et prioriteet selles asjas on Viljandi noortevolikogul. Seega, kas lubate eelnõu esitatud kujul kinnitamisele panna? Või tahab keegi veel mõne nime esitada, mida me siis peame noortevolikoguga kooskõlastama hakkama? Ei ole. Lugupeetud volikogu, panen vastuvõtmisele Viljandi linna aastanoore preemia määramise, kus 2008. aasta Viljandi linna aastanoore preemia saajaks on Viljandi noorte sümfooniaorkester, kes on selle poolt, palun hääletada. Täna on 2019. Vastu, erapooletuid, 19 poolega vastu võetud. Nii, tuleb siia öelda, jah. Meie teine eelnõu, Viljandi linna laste ja noortesõbraliku ettevõtte tiitli määramine, jällegi sõna noorte volikogul, nende valiku teatamaks tegema Monika Kuzmina, palun. Printpest Trükikoda osaühing Viljandi ja põhjenduse samuti olete lugenud juba eelnõust. Aitäh! Trükikoda. Viljandi. Soo läks kaduma. Viljandi. Aitäh. Küsimused ettekandjale? Ei ole. Saab kõik sõna? Ei soovi. Lugupeetud volikogu, panen vastuvõtmisele eelnõu, millega kinnitatakse Viljandi noorte volikogu otsus ja määratakse 2000. aasta Viljandi linna laste ja noortesõbraliku ettevõtte tiitel Printpest Trükikoda OÜ Viljandile, kes on selle poolt, palun hääletada. Tänan. Vastu. Erapooletu. Üksmeelselt vastu võetud. Tänan teid. Järgmine meie eelnõu
on Viljandi linna kultuuri- ja spordipreemia määramine eelmise aasta eest. Ja ettekandeks on sõna Ando Kivibergil, palun. Volikogu kultuuri- ja spordikomisjon valis siis tähtajaks esitatud kandidaatide hulgast, kuivõrd üheks kultuuripreemia nominendiks olin ka mina, siis ma hääletuses ei osalenud, kuid komisjon siis otsustas teha ettepaneku anda välja sel aastal 2 kultuuripreemiat, 1 spordipreemia ja kultuuripreemiat siis vastavalt Tooni Tammra ja Ando Kiviberg ning spordipreemia Kaspar Taimsoo. Tänan. Selle preemiate määramise prioriteet on meil kultuurikomisjoni käes. Võin siit veel lugeda teile tutvustamiseks, et Reformierakond pakkus kultuuri poole peal Viljandi Noorte Sümfooniaorkester, sporti Kaspar Taimsoo, Merle Keerutaja, Isamaaliidu fraktsioon Aivar Trallmanni, Neeme Punderi ja Viljandi Maleseltsi, keskfraktsioon Ando Kiviberg, Merle Keerutaja, Hilja Pakov ja ka komisjoni valik on need 3 nime. Kas tahab keegi siia midagi lisada? Ei näe. Soovib keegi sõna? Ei. Panen selle otsuse kinnitamise. Palun siis Tooniol ja Andol mitte hääletada selles voorus. Ja ma ütlesingi, Tooniol ja Andol. Kes on selle kinnitamise poolt? Palun seda teha nüüd. Tänan. Vastu. Erapooletud, nüüd 2 tükki nüüd vähem. 18. Otsus vastu võetud. Palju õnne. Nii, läheme edasi. Meie järgmine suur otsus on Viljandi linna teatripreemia määramine ja siingi ettekandeks sõna kultuurikomisjonile Ando Kiviberg, palun. Õigeaegselt esitatud kandidaatide hulgast siis hääletuse teel otsustas kultuurispordikomisjon anda 2008. aasta teatripreemia linnapea lavastusgrupile. Väga lähedal oli ka Andres Tabuan, aga jäi siiski teiseks. Tänan. Ettekandjale küsimused? Ei ole. Mul on sellele hea meel, et selline üksmeel näitab ikkagi seda, et me usaldame volikogus oma komisjonis olevate inimeste tööd ja tõepoolest on ju ilusad tulemused. Nii et kas võin ka selle panna kinnitamise? Palun, kes on selle otsuse poolt? Palun hääletada. Tänan. Vastu. Erapoolet ei ole. 20 inimest on 19. Okei. Vastu võetud. Linnapea teatritrupp, lavastustrupp. Teatripreemiale. Edasi on meie päevakorras aastapreemia ja elutööpreemia. Ja aastatööpreemia koha peal on siis minul ettekandeks sõna. Lugupeetud Viljandi linnavolikogu, aastatööpreemiaks 2000 aasta eest on esitatud Merit ja Aivar Persin, MTÜ Viljandimaa nõustamise õppeabikeskus ja Vasem-Parem asutajad, Pärimusmuusika keskus, Marek Kristjuk, Ando Kiviberg, Linda Madalik, Raivo Mändmaa ja Ando Kiviberg ja Tarmo Raba. Kõiki need selgitusi, mille eest on siis seletuskirja järgi need inimesed esitatud, näete te siin. Komisjonid nende hulgast valides ja tööd tehes jõudsid siis arusaamisele, et valdavas enamusel 7 juhul 9 on märgitud selleks kandidaadiks Eesti Pärimusmuusika Keskus. Ei eraldi Ando Kivibergi ega kedagi teist, Raivo Mändmaad, kes arhitektina siin toimetas, vaid Eesti Pärimusmuusika Keskus, ja kui lugeda seda, siis ei ole see
mitte 2008. aastal ainult selle maja ja hoone eest, vaid ikkagi selle eest, et nii maja kui hoone kui see, mis seal hoone sees toimub, on seda preemiat väärt. Seega, lugupeetud volinikud, panen ette 2008. aasta Viljandi linna aastapreemia saajaks määrata Eesti pärimusmuusika keskus. Kas see on ka MTÜ? Jah. Kas see MTÜ käib ette või taha? Pane seda kuskile vahe. Paneme ta siis MTÜ Eesti pärimusmuusika keskus. Tänan. Esitatud on veel, nagu ütlesin, siis Ando Kiviberg ja Raivo Mändmaa ja Ando Kiviberg eraldi. Kas soovib keegi sõna? Ando Kiviberg, palun. Ütlesin küll, et alati on väga vahva tunnustada institutsiooni ja eks Eesti pärimusmuusika keskuse puhul ütleme, selle hoone nii püstipaneku kui ka sisu käivitamise mõttes on tegemist meeskonnatööga. Mul on natukene kahju, et selle kõigega seoses ei ole õnnestunud eraldi kuidagi välja tuua arhitekt Raivo Mändmaa rolli. Et mis on salata, ka Kultuurkapitali arhitektuuripreemiate puhul Eesti pärimusmuusika keskus toetas päris tugevalt Raivo Mändmaa kandidatuuri, kuid tuli ilmselt alla panduda siis nende toreda ringtalli nii-öelda arhitekti ees, et muinsuskaitse objekti just restaureerimispreemia oleks võinud väga vabalt olla Raivo Mändmaa jagu, aga ei läinud seekord nii. Samas panus oli kaalukas. Aga volikogu oli otsustada muidugi. Tänan, soovib veel keegi seda? Ei soovi. Jah, siin võiks kirjutada võib-olla, et MTÜ Eesti pärimusmuusika keskuse meeskond, aga Eesti pärimusmuusika keskus ongi ju see meeskond, nii et ärme siia seda lisa. Nii, lugupeetud volinikud, teisi ettepanekuid ei ole. Panen kinnitamisele, et Viljandi linna 2008. aasta preemia saajaks on MTÜ Eesti pärimusmuusika keskus. Palun hääletada. Ja palun. Kas see eelnõu jääb samasse seisu? Kinnitada. Muutusi ei tehta seal. See on salajase hääletuse tulemused. Jah, ma sain aru. Tänan. See on nii, et ilma Mati Männinguta tihti oleks me vist ikka küll päris hädas. Aitäh, Mati. Selle paranduse tegin ära. Palun. Ma olen nõukogu liige. Nõus, ei vaidle. Palun, kes on nüüd selle eelnõu kinnitamise poolt muudetud kujul, parandatud kujul hääletada? Ma tänan, on vastalisi, vasta ei ole üksmeelselt vastu võetud ja palju õnne pärimusmuusika meeskonnale. Lugupeetud volikogu, meie tänane kõige suurem preemia. Sõna ettekandeks selle volikogu esimehele. Viljandi linna volikogu määrab elutööpreemiaid ja iga aasta on kindlasti olnud mitmeid väärilisi inimesi, kes seda preemiat on õigustatud saama. Nii ka sellel aastal 13 erinevat nime on meil välja käidud Viljandi linna elutööpreemia saamiseks. Valve Alamaa, rahvakunstimeister, teenekas käsitööringide juhendaja ja kõrgetasemeline käsitöömeister, Milvi Alp, pikaajaline pedagoog, Liilian Härm, Viljandi kunstielu rikastaja, tarbegraafik, raamatuillustraator, maalikunstnik, Ants Kaasik, väga austatud pikaajaline ajalooõpetaja, Vootele Kuusik,
Nukuteatri raja Viljandisse, Alukülm, August Maramaa nimelise matemaatikavõistluse algataja, matemaatik, pikaajaline tulemuslik matemaatikaõpetaja. Leida Leiur, staažikas pedagoog, Viljandi Pensionäride Liidu asutajaliige ja pikaajaline esimees, supikeegitööle rakendaja 91. aastal, pensionäride tegevuse aktiivne organiseerija. Olen Maalin, Viljandi linna ajaloo jäädvustaja fotodel, Mati Männigo, keskkonnasäästliku linnaruumi kujundaja, nõustaja, korteriühistute töö eestvedaja, volikogu terav silm, ka täna tõestatud. Jaan Saar, Viljandi linna soojavõrgu väljaarendamise kaasajastamise eestvedaja, Leila Säälik, Ugala üks säravamates sümbolitest, näitlejanna, kes teatri esinäitlejate hulka kuulunud rohkem kui 4 aastakümmet, ühteviisi särav nii karakterrollides kui klassikaliste kangelastena. Maie Tammemäe, elupõline tantsuõpetaja, kes on tantsupidudele viinud väga palju noori, lisaks tantsu õpetamisele tegeleb ka tantsuajaloo uurimisega. Ja Maie Tamra, kauaaegne viljakas õpetaja Viljandi muusikakoolis, kooride ja ansamblite juhataja, kontsertide korraldaja, õppematerjalide koostaja. Väga muljetavaldav nimekiri ja meil, viljandlastel, tuleb rõõmu tunda, et rahval on nii palju inimesi sellise preemia kandidaadiks üles seada. Meie volikogu komisjonid ja fraktsioonid on nende hulgast esitanud järgmised elude preemia kandidaadid. Reformierakonna poolt Jaan Saar, Isamaaliidu fraktsiooni poolt Lilian Härm, Keskfraktsiooni poolt Milvi Alp, fraktsioon Kodune Viljandi Leida Leiur, kultuuri- ja spordikomisjon Leida Leiur, linnamajanduse keskkonnakomisjon Leida Leiur, korrakaitsekomisjon Leida Leiur, sotsiaal- ja tarbekaitsekomisjon Leida Leiur, revisjonikomisjon oli ettepanek statuuti täiendada, et neid elude preemia saajad võiks rohkem olla, oma kandidatuuri komisjon paraku ei esitanud, eelarve- ja arengukomisjon ning õiguskomisjon esitasid Leida Leiur. Nii nagu te kuulda võisite, Viljandi linnavolikogu valdav enamus komisjoni ja saadikurühmi on seda meelt, et 2008. aasta seisuga on rahvas ja komisjonid ja volikogud vaieldamatult esitanud Leida Leiuri elude preemia saajaks. See on ka minu ettepanek. Mis siin teistmoodi? Ma arvan, et siin on sõnastuses see 2008 aastast vale koha peal. Ei sobi nagu hästi. Kuigi me anname 2009 selle kätte. Mati Männigo, aita meid. Terav silm. Ja ta saab elutöö eest, tema ei saa 2008. aasta eest. Jah, õige. Kinnitada Viljandi linna elutöö preemia saajaks Leida Leiur ja ongi kõik, mis siin muud öelda. See ei ole aasta eest või elutöö. See on elutöö eest, jah. Kas esitatakse keegi teine kandidaat? Ma ei näe. Siis võtame esimese punkti maha, nii nagu Mati Männigo meil õpetas, kirjutame siia punkt 1 ja siia punkt 2. Lugupeetud volinikud, mul on see rõõm ja au ühtlasi panna ka see eelnõu vastuvõtmisele. Kes on selle poolt, palun hääletada. Tänan, vastu erapooletuid. Üksmeelselt Leida Leiur tunnustatud elude preemia saajaks Viljandi linna volikogu poolt. Ma tänan volinikke nende preemiate määramise eest ja mul on ka järgmine punkt sama rõõm sisse juhatada. Nimelt Viljandi linnavalitsus esitas meile täiendavalt päevakorda punkti Viljandi linna teenetemärgi omistamine. Millegi pärast on küll mind see ettekandjaks pandud, aga Helle on haige, siis linnavalitsus võiks meid ise oma eelnõud tutvustada, aga
statuut ütleb, et eestseisus ette paneb. Jah, saab päevakorda panna, aga ettekandjat võite ikka olla teie. Hüva. Ma saan aru siis niimoodi, et Viljandi linnavolikogu vaadanud ka seda nimekirja, mis oli esitatud erinevate preemiate saamiseks neid inimesi ja otsustas omalt poolt teha volikogule ettepanek anda käesoleval aastal välja ka Viljandi linna teenete märk mõnele linnakodanikule. Kui ma ei eksi, siis 4 või 5 aastat vahepeal ei ole me teenete märki välja andnud. Teenete märgi statuut on teil eelnõude juures minu teada ka olemas ja põhimõte siis linnavalitsus teeb ettepaneku määrata teenete märk Leida Säälikule ja Jaan Saarele, inimestele, kes olid esitatud ka teistele preemiatele, et siis nende hulgas nad ei saanud küll elutööpreemiat, aga on siis ära tunnustatud Viljandi linnale väga tähtsate, vajalike ja väga linnale kasulike inimestena linna teenete märgiga. Ega mul polegi siia rohkem lisada, loodan, et volikogu on ka selle poolt, et siis Leila Säälikule ja Jaan Saarele nende teenetest meie kodulinna ees anda teenete märk. Linnapea, kas sa soovid täiendada? Palun. Lihtsalt ma juhiksin tähelepanu sellele, et kindlasti ei ole teenete märgi andmine justkui mingi lohutusauhind või vastu ka see, et siis ei saaks neile väärikatele inimestele määrata elutööpreemiat, et nad on nagu erinevad tunnustused ja see, nagu volikogu esimees ütles, et aastaid ei ole Viljandi linn välja andnud, et kahtlemata see teenete märk on väga eriline tunnustus ja tõepoolest vahe on nagu selles ju, et elutööpreemia toob ka Viljandi mõistes üllalt normaalse rahalise tunnustuse, teenete märk kahjuks seda rahalist tunnustust ei too, nii et kahtlemata me ei ole ka pööranud tähelepanu nagu ettevõtjatele, et siiski nii elutööpreemia kui teenete märgis võib-olla rohkem need, kes on teatrilaval, maalivad, kultuuris, nagu torkavad laiemale avalikkusele rohkem silma, et sellepärast ka siis Jaan Saare kandidatuur, kes nagu hakkab aktiivsest ettevõtlusest tagasi tõmbuma ja on kogu siis tegelikult olnud juhiks siis kogu selle Viljandi soojamajanduse arengule sellisena, nagu ta tänaseks on välja ehitatud. Nii et kutsuks ka üles teid neid väärikaid inimesi toetama ja siis on meil vabariigi aastapäeval võimalik ka väärikalt need teenete märgid sel juhul, siis kui me neid muid preemiaid kätte anname, on ka võimalik need üle anda. Aitäh! Tahab veel keegi sõna? Ei näe. Lugupeetud volikogu, panen ka selle eelnõu vastuvõtmisele, kes on selle vastuvõtmise poolt hääletada. Ma tänan vastu, erapooletud, üksmeel ka siin. Volinikud, mul on selline ettepanek, teeme neile kõigile üheskoos ühise aplausi, kõigile preemiat saajad. Nii, ja nüüd kukub välja nii nagu mõnes vanas heas anekdoodis, et kõigepealt on süüdlaste otsimine ja siis on karistamine. Aga see oli nalja kohta, et linna esindamiseks ametliku delegatsiooni moodustamine, kes tahab Venemaale sõita. Et tulemas on järjekordsed, mis ettekandma pidi? Kalle Jens, palun. Kirjas, ma ei tea. А здесь написано. Ütled valigi omale. Ühesõnaga rahvusvahelised tantsapäevad toimuvad siis Novgorodis. Võis ikka see välja. Ja seepärast oleks meeldiv, et juba aegsasti, kuna see informatsioon on meil olemas. Nii. Kuupäevad olid 18. juuni kuni 21, kes seletuskirja on jõudnud lugeda. Et nagu te ise mäletate, siin osade sõitude puhul nagu läks naljaviskamiseks volikogu liikmete vahel, et keegi ei tahtnud. Lääne poole enam nagu ei ole viimased aastad kippunud volinikud soovima osaleda. Et nüüd nagu lugupeetud esimees ütles, ida poole, Venemaale.
et praegu eelnõus on nagu 2 linnavolikogu poolt, see on muidugi teie otsustada, võib-olla ka 3, kui ei ole soovijaid ka 1. Eks linnavalitsus ei ole veel määranud. Linnavalitsus omalt poolt siis ka mõned inimesed määrab. Aga teie poolt siis ootaks tõepoolest, et... Jah, täna. Aitäh, et välja aitasid. Lugupeetud volikogu, kohe. Et meil on tõepoolest eelnõu, millest oli 2, linnapea praegu ütles, võib ka 3 olla. Minul on laekunud ametlikult 1 avaldus. See on Keskfraktsioon on teinud ettepaneku, et Priit Kaup võiks sõita Venemaale. Ja Reformierakond tegi ettepaneku, et Loit Kivistik võiks sõita Venemaale. Minu küsimus on, kas näiteks opositsiooni poole pealt keegi soovib ka Venemaale sõita? Palun. Male Vahtra. Ise on ta nõus. Nii, 3 nime, Ait Külve. Jah, kuulge seda valimiseks. No, jah. Ei, no ma pakun välja, et lihtsalt opositsiooni poolt võiks olla näiteks Tonio Tamra, meie kultuuripärk. Jah, kultuur oleks väga hea. Läks terve volikogu. Kuidas siis Venemaale nii palju tahab minna? Euroopasse Venemaa ei tahtnud keegi minna eelmine aasta. Ei no, ilma naljata, võib-olla Tonio viiks natuke meie sümfoonilist muusikat siin. Seal on delegatsioon. No, aga miks mitte? Seal on niikuinii noori. Kultuurkesehti teha. Nii, hüva, ma vahepeal katkestan meie rõbus arutelu. Kas noortevolikogu arutas ja kes on nende poolt kandidaat arutas? Noortevolikogu spiiker Andre Kütt. Vähemalt selle asjaga on selge. Nemad 2 kohta ei küsi. Nad ei teadnud küsida. Nii, kuulge volikogu, otsustame nüüd linnavalitsus pole vaadates, et kuidas meil selle säästu eelarve juures nende rahaliste vahenditega sinna Venemaale minekuga on. Kas me jääme selle juurde, et 2, siis me hakkame valima, 3 või 4 inimest. See on meie otsustada loomulikult. Ma ei oska nüüd, kahjuks avalike suhete ameti juhatajat hea küll on, aga oskad sa kommenteerida? Kuni 12 inimesega kõik kokku. Sinna kuuluvad ka käsitöölised ja kõik muud sellised inimesed. Siis seda jagu neid saab vähem. Kui volikogu saadab 3 või 4, siis... No, aga Male Vahtra võib eegeldada, Tonio Tamra võib trummi mängida, Loit Kivistik jalgrattaid parandada ja Priit Kaup, mis sina teed? Kombaine. Seal on tonnid ja liivad. Ei ole enam kui. See on Ukrainas, okei. Nali naljaks. 12 inimest on nagu Viljandist võimalik minna. Tegelikult on see sellega ka seoses, et need viisad ja kõik see kogu dokumentatsioon tuleb juba väga varakult ära ajada. Et need peavad olema nagu... Ma saan su delikaatsusest aru, aga kas sa ütleksid meile, mis see kontrollnumber ikka volikogu poole vaadates siis on? Et kui me tuleme sinna 8 käsi, siis on selge, et saab ainult 4 käsitöölist minna. Ei ole vaja veel, me alles kaupleme kohtadele. Maksimaalselt 12 inimest on see. Meie poole. Linna, üldse Viljandi linn. Mitu käsitöölist teil on planeeritud? Selge. Nii, kultuurikomisjoni esimees soovib sõna. Palun. Minul on küsimus, et kas delegatsiooni suurus on piiratud inimeste arvuga või rahalise numbriga? Ühtpidi ja teistpidi. Rahanumber on ka oluline, aga teine asi on see, et need dokumendid ja asjad tuleb väga täpselt kõik ja kõik trükised, kõik asjad tuleb enne väga täpselt ära vormistada, et sinna üldse minna, nii et me ei saa seda jätta viimasele minutile. Ja see tähendab ka seda, et peab olema väga suur selgus. Ma vist ei vastanud küsida. Kas külla kutsuja poolt on kuidagi piiratud kutsutavate arv meie linna poolt? Sellel on väga asuse õigused, et välissuhete spetsialist täpselt, kuidas on pandud. Võib ka piiratud olla, nii palju linnu. Palun, härra Kivimäe. Komisjoni seisukoht. Siis minu kui komisjoni esimehe seisukoht on selline, et teatavasti Venemaal on kõik praegu väga odav. Rubla väärtus on kukkunud 30%. Kindlasti on tunduvalt odavam kui mõnes Saksa linnas rahvusvahelise hankepäeva pidanud, nii et võib-olla on võimalik sisemisi reserve ikkagi ümber paigutada. Kõik. Mul on muidugi informatsioon selle kohta, et Loit Kivistik oli nii ebalev, et kui on liiga suur seltskond, tema võib loobuda, ma tean seda. Et mul on see voli tegelikult olemas, kokku leppida. Et kas otsustame, et läheb 3?
Vaat samamoodi taandaksin selles mõttes ennastlikul küsimus, et kas mõni tõesti kunstnik, käsitööline muusik või mina, kuigi ma pean seda väga huvitavaks asjaks, eelkõige selle 2015. aasta valguses. Tahaks näha küll, mis mujal tehakse. Jah, lubage mul selle koha peal olla natukene enesekindlam. Et mul on, veel kord toonitan, ettepanek on praegu nii Priit Kaup, Tooni Tamra, Malle Vahtra ja jääda selle juurde. Mul on see voli, tõepoolest, mul on Loidiga kokku lepitud asjad, kuidas me käitume mingil olukorral. Sest ma peaks ka väga oluliseks Toonio minemist sinna sellel lihtsalt põhjusel, et see 2015 ja kogu see Hansavärk on niivõrd oluline, suur ja suure joonel, et seda peab vaatama ka seal. Nii, paneme hääletusele, nõus. Kes on sellise delegatsiooni kinnitamise pool? Priit Kaup, Toonio Tamra, Malle Vahtra, Andra Kütt, palun hääletada. Aitäh, vastu. Erapooletud, kohe saab. Ei näe, üks meel. Kas keegi teab, millega minnakse? Kas vaguniga või autoga või bussiga? Mikro. Jah. Viljandi linna arengukava teine lugemine, ettekanne Kalle Jensilt, parandusettepanekud volikogule ei ole saabunud. Lugupeetud volikogu, paluks eelnõu vastu võtta. Küsimusi ei ole, ettepanekuid ei ole. Palun, kes on selle vastuvõtmise poolt hääletada? Aitäh, üks meelel. Tänan volikogu liikmeid, ka see päevakorrapunkt on ammendunud. Edasi volikogu kirjavahetus on selline, et me oleme siin omavahel kirju vahetanud nagu ikka. Viktor Naanori Viljandi korrakaitsekomisjoni poolt saatis oma ettepanekud, need olid täna siin materjalides olemas juba. Siis Enn Sepp on saatnud huvitava kirja, mis on väga huvitav kiri, ma saatsin selle edasi komisjonile, nimelt tervishoiukomisjoni liige soovib tervishoiukomisjoni likvideerimist. Aga siin on kaks võimalust. Kindlasti on see arutelu fraktsioonide jaoks, et kas tervishoiukomisjon, millel seaduse järgi tõepoolest omavalitsusele ju tervishoiualaseid ülesandeid praktiliselt pole, ainult rahva tervis on see koht. Kas selle komisjoniga edasi tegeleda või mitte, ootan neid ettepanekuid. Minu isiklik seisukoht volikogu juhina on küll täna, et see 8 kuud enne uusi valimisi hakata volikogus komisjone ümber mängima, kas on mõistlik. Keegi ei käse ju koos käia, kui tööd ei ole. Selles mõttes volikogus on suhteliselt selged lähenemist. Kui materjali on, siis komisjon tuleb kokku ja töötab. Nii et, aga eks ootame ära. Siis on olnud siin mõned ettepanekud eelarve suhtes ja ega rohkem sisulist ei ole. Sellega kirjavahetus ka kõik. Sõnavõtuks registreerinud ei ole. Lugupeetud volikogu. Sõna on volikogu aseesimehel rääkimaks sellest, mis esimeses päevakorrapunktis oli, ehk siis revisjonikomisjoni tööplaanist. Ja eile revisjonikomisjoni koosolekul esimees palus mul pöörduda eelkõige nende fraktsioonide volikogu liikmete poole küsimuse või ettepanekuga, et komisjon praegu töötab välja oma vasta tööplaani ja plaanis on see tuua ka loodetavasti juba veebruari volikogu istungile. Aga saada teilt ettepanekuid revisjonikomisjoni tööplaani koostamiseks. Ja praegu esialgselt on plaanitud järgmised tegevused. Iga kuu tutvuda siseauditi tööga, aktide ja kontrolli tulemustega ja loomulikult ka siis järgmiste auditite plaanidega. Detailsem revideerimise plaan või meetmed lepitakse kokku nende töö käigus, siis veebruari komisjoni esitab Rahandusamet esimese poolaasta siseauditi plaanid, selline ettepanek on samuti siis esimese poolaasta siseauditi plaanid, pluss siis ka ülevaade eelmise aasta tervikuna või poolaasta töö tulemustest. See annab ka teatud sellise vihje tööplaani, juba detailse tööplaani välja
töötamiseks. Reservfondi kasutamise analüüs, majandusaasta aruande ja audiitori otsuste menetlemine, 2009. aasta eelarve menetlemine, loomulikult jooksvalt volikogu materjalide arutelu ja mõte oli või ettepanek, et võiks ka vahepeal teha eelarve arvekomisjoniga ühiseid istungeid ja loomulikult siis erinevad kontrollisuunad linnavara sihtotstarbelise kasutamisele ja nii edasi. Aga põhisõnum on see, et paluks siis, kui ettepanekuid mõtteid on, enne järgmist revisjonikomisjoni istungit volikogu nädalal siis teha oma ettepanekuid, juhul kui on. Aitäh! Aitäh! Küsimused, palun. See on nüüd koosoleku protokollist teil välja võtta, eks ole? Just. Ei ole. Sel juhul on selle koosseisu volikogu istung lõpetatud. Sõna linnavalitsuse informatsioonideks. Lugupeetud volikogu, et linnavalitsus alustas kaudaastat öiselt, nagu härra volikogu esimees siin soovis, et katsuksime siis ikka asjalikult öiselt edasi tegutseda, ehkki ka nagu kohati sellist väikeste valimiste hõngu on kuskil juba aeg-ajalt tunda. Mina olin sel ajal ära küll veidi puhkusel, kui siin linnas ka nagu elevust siin üks partner tekitas, nii et aga ma arvan, et kõik meie otsused on endiselt nagu paremast tahtest, mitte valimispropagandast ka annustatud ja täna me ei arutanud, eks see põhiteema on nüüd eelarve, et väga halb uudiseid ei ole veel tulnud Tallinna poolt, ilmselt nüüd tuleb, sest mina olen ka iga niimoodi hommikul sellise murega ei taha ajalehte lahti lüüa, et mis siis jälle, mis uudiseid on, praegu on siis ebamääraselt, eks ole, kärbetega meid ähvardatakse, nii palju me oleme siis ise veel oma tulu poolt oluliselt tulumaksu laekumise prognoosi kärpinud veel konservatiivsemaks, et eelarveprojekti, see läheb esmaspäeval linnavalitsusse, see on enam-vähem koos, ka asutuse juhid on kõik kriitiliselt, kust enam midagi väga võtta ei ole, ei näe ka tõesti kohti, kus veel kärpida, et kui riigi poolt halbu üllatusi ei tule, siis ma arvan, et meie praegune eelarveprojekt, et me saame siiski oma plaanidega hakkama, aga eks me seda hakkame nüüd siis veebruaris ja komisjonides kindlasti arutama. Ja mis nüüd lähenemasse kuusse, siis veebruarikuu on ju mitmete ürituste kuu, et 12 veebruar kohe-kohe tulevad teile kõigile kutsed, siis Laidonääri 125. sünniaastapäeva tähistame, et praegu siis vist on teada, et ka kaitseminister austab meid ja seltsi esimees, muidugi Trivimi Veelisted, kell 1 algavad üritused, aga see kutse peaks lähipäevil kõigile volikogu liikme. Juba on kätte jõudnud. Ja eks vabariigi aastapäeva tähistame traditsiooniliselt, mitte nii suurejooneliselt kui siis eelmine aasta 90 aastat möödus meie riigi sünnist, aga kõik toimub niisuguse heade Viljandi tavade kohaselt, et mis siis veel? Kindlasti ma tunnetan nagu seda, et kogu aeg ükskõik, mis kvoorumis on see ka eesseisus või fraktsioonid, et siis alati ikka küsida, kuidas siis ikka see ujula ehitus, et selles osas on tõepoolest nii, et tundub, et see kõigi meie ühine selline mure ja ootus ja näed ühelt poolt, kas meil kogu aeg järjest nagu raskemaks läheb majanduslikult, et ega me oleme kogu aeg nagu kontaktis teise lepingu poolega, et mis ma oskan öelda. Et teine pool on kinnitanud endiselt, nagu te kõik olete näinud, on Vikerkaar lammutatud, võisite ka Sakalast lugeda, et projekt on nagu valmis saanud, kohtusime alles nädala alguses, et praegu on küll üks teema, ma ei tea, kas see peab isegi jõudma volikogusse, et kui meil siin konkursi tingimustes oli see, et kaugküte on ette nähtud puhul, siis on tulnud praegu siis ehituselt ettepanek, et asendada see gaasikatlamaajaga, et see on küll nüüd selline teema, et see on volikogu poolt kinnitatud.
et kuna see investeering on ootamatult kalliks, osutub siiski kaugkütte toomine, nii et nädala jooksul lubasid nad väga täpsed arvutused esitada, väidetavalt, see on küll selline läbirääkimiste teema olnud, et see gaasikatlamajja tuleb ekspluateerimisel odavam kui, et see tähendab ka linnale tulevikus odavam, kui oleks siis kaugkütte hind, nii et see on nüüd selle oluga seoses need kõik muud teemad, eks selge, me muretseme, mis seis Viljandi linna ehitusettevõtjatel on ja ega ta kindlasti hea ei ole, aga kõik need jutud ka minu käest küsitakse, mina ei saa neid rohkem kommenteerida, leviehituse juhid on kinnitanud, et nad endiselt tegutsevad nii-öelda lepingu vaimus ja kui midagi on, et eks siis olulist kindlasti kohe selle, kui mingeid muutusi on lepingu täitmisel, peame seda volikoguga arutama. Nii, ja kui on mingeid küsimusi, nagu me viimasel teinud, et muidu mingi teema kohta, mis meil siin praegu... Jaan, palun. Mul oleks küsimus sellesama Ujula kütteprobleemi kohta, et oletuslikult, kui linnavalitsus nõustub leviehituse ettepanekuga mitte rajada kaugkütte trassi Ujulani ja lubatakse neil asendada see lokaalse gaasikatlamaajaga, siis on küsimus selline, et kuna leviehituse esialgsetes plaanides oli ehitada sinna lisaks linnale müüdavale Ujulale suurem kompleks, siis kas too katlamaja jääks linnale müüdava Ujula nii-öelda selle hinna sisse ja kuuluks linnale või hakkab see katlamaja tulevikus kütma ka leviehituse poolt arendatavat ülejäänud kompleksi ja kuulub siis võib-olla leviehitusele. Need küsimused olidki ka esmaspäeval nagu teemaks ja leviehitusel endal ei olnudki ka veel selget nagu nägemust, et vähemalt läbirääkimiste käigus olid nemad nagu avatud, et kuidas umbes linn soovib, selles osas küll, et mitte ta Ujulat ei kütta, ta kütab kogu kompleksi. See on küll nagu selge ja mis muusse osasse puutub, siis nende kinnitusel nüüd praegu, te teate, et see vähenes selle kõige alguse konkursiga 9000 ruutmeetrit, mis oli nagu alguse selle pakkumise sisu, aga nad kinnitasid praegu, et see arenduse suurus on orienteeruvalt 6000 ruutmeetrit. Seal sees notarilepingus on 5200, aga ilmselt see reaalne kasutatav avalik ruum ongi kuskil 5000 umbes, nad ütlesid, et see tehniline osa, mis oli algul, et 400 ruutmeetrit, et see on oluliselt suurem, et see pidi olema paremaid et kui ta nii jääb, et Eestis, et teda on väga hea hooldada, et kogu see vannialune asi on tühi. Aga see oli tõesti teemaks, et on variandid, et kas jääb siis, ütleme, selle kinnistu omaniku omandusse, selleks siis ilmselt antud hetkel leviehitus, see katlamaja, ja siis otsese selle nii-öelda hinnaga müüvad nagu gaasiujulale või linnale, või isegi oleks võimalik linnal see gaasikatlamine saada oma omandusse. Et need on täitsa variandid, et ega ei oska öelda seda vastata, mis see kasulikum linnal on. Kindlasti, kui see asi tuleb nüüd ikkagi päevakorda, siis et seda peab väga tõsiselt arutama, mis on linna huvid, et kas on huvi saada see, kui kaua on selle gaasi põletite katelde eluiga, kas me peame hakkama mingi aja pärast neid vahetama, kas üldse sellega nõustume. Siit veel üks küsimus sealt samast vallast, et mida tähendab linna arengule gaasitrassi toomine alla järve, kas see annab sellele piirkonnale mingeid täiendavaid võimalusi? See ilmselt võimaldab siis seda gaasi, nüüd see on vaja täpsustada eksperdid, et kui suur on nüüd selle trassi võimsus, et nagu praegu kaugkütte probleem ongi see, et Pikal tänaval on olemas, aga nagu ütleme, see Eslo kaugkütte, aga lihtsalt on nii-öelda toru maht ei võimalda seda võimsust, et muidugi loogiline oleks see, et siis ka need muud seal alumine piirkond saab seda gaasi kasutada. Aitäh, palun. Kas ei ole planeeritud või ühesõnaga juttu on näiteks maasoojas kuumavariandist, järv on ju olemas kõrval? Jah, nad pakkusid selle variandi ka välja, oli ka küsimus, kas linn oleks sellega, ütleme siis linnavolikogu valitsus, linn oleks sellega nõus. Me istusime teispool lauda 8 Rein Liisaga, kui palju meil selleks oli, aga me julgesime arvata sisuliselt, et mis linnal
võiks selle vastu olla, et panna järve tõepoolest torud, aga noh, me avaldasime arvamust, et nad kindlasti kohe kirjalikult Keskkonnaameti poole pöörduksid, et kuna on tegemist Natura järvega, et kui see nõuab keskkonnamõjude uuringuid, see on juba ise mingisugune pikem protsess, et kas ilma selleta Keskkonnaamet näiteks seda lubab. Et see variant ilmselt eeldatavalt võiks olla isegi meile kõige soodsam. No, jah. Või on sul täiendavad? Ei, ma võin nii palju lisada, et Keskkonnaametile ma need küsimused ka andsin seoses Natura järvega. Üks informatsioon tuli, et 40 mm toru tuleks minimaalselt 20 kilomeetrit järve panna. Kui selle sooja või ujula sooja maksimaalne tipuvajadus vist oli 1,4 megavatti, siis kuidas sellise koguse võtmine järvest hakkab mõjutama neid hooguseid, mikrokliimat ilma ilmselt keskkonnamõju hindamata seda teha ei saa. Nad tõid ka väite, et Tamula järve on pandud, uurisime seda ka, Tamula järve on pandud 2 individuaalmaja torud, rohkem ei ole. Nüüd nende keskkonnamõjude hindajatega, kes meil järve ümbruse projekti teevad, sai ka antud küsimus, et nad uuriks, kas Eestis sellistesse veekogudesse on kuskilt pandud, kui on pandud, kas on tehtud keskkonnamõjude hindamisi ja nii edasi. Aga meie Keskkonnaameti juhataja lubas ka nädala lõpuks meile sellele vastata. Aga mis puutub gaasi, siis ega leviihitus võib ehitada selle gaasitrassi. Aga kelle gaas seal hakkab olema, kes gaasi müüb, millised omandisuhted seal tekivad nüüd selle gaasitrassi ja leviihitusega, sama on ka katlamajaga või kateldega. Nad rääkisid midagi 1 megavatisest katlast ja kas see tuleb siis maja alla, millised on seal ohutustehnika, millised on tehnilise järelevalve tingimused, ega see loob terve rea probleeme, millele tuleb saada vastuse ja ma vaatasin, Matil oli siin käsi püsti, loomulikult ma tahaks öelda seda, et kui me nüüd saamegi sealt mingisugused sellised pakkumised, siis ma väga palun, et Mati oma mõistusega ja võib-olla siin linna sellised tehnika poole inimesed tulevad, aitavad meil seda hinnata. Meie siin ei ole ei ametis ega linnavalitsuses päris pädevad siit ka otsust tegema, aga kui see tehniline informatsioon tuleb, siis ilmselt tuleb ikkagi siia saali tulla sellega. Aitäh, ma juhin ka tähelepanu asjaolule, et see on volikogu otsus, mille alusel me ujulat ostame. Ja seal on tingimused volikogu poolt kinnitatud, nii et ka kui siin toimuvad muudatused, siis ilmselt tuleb ikka selle dokumendiga volikogusse tulla, et meie kui nii omanike esindajad saame selles osas ilmselt oma sõna kõik kaasa öelda. Aga kas Mati Männingul oli käsi püsti? Probleemidest räägiti, aga ma tahtsin ütelda just nii, et seal on kõrval üks päris suur individuaalelama rajoon. Kas ei peaks kuidagi moodi siduma selle asjaga ka, et nemad ka tahavad? See oli ka minu küsimuse mõte, nagu see linna arenduslikult kaas tähendab. Jah, see on, need, mis valmis on majad, neil on nüüd, osadel on vist seal oma krundi peale pandud maakütteid ja on seal päikesekütteid ja mis neil seal on, sellised kombineeritud süsteemid. Ja veel, kui tuleb sinna linna ka, ega ei oska öelda, võib-olla osad tahavad, osad ei taha, eks hakkab sõltuma ka liitumistest juba ja terve kompleks küsimusi kohe tekib. Ja nüüd on Viiratsisse vist, ma ei tea, kelle Fortumi katlamaad, aga gaasi vahelüli on seal veel üks firma, kes siis müüb sinna gaasi, nii et ega ta ei ole lihtsalt Eesti gaasi otsetoru, et sealt need hinnad on gaasitranspordi hinnad ja mis seal veel võivad tulla. Ja kuigi Indrek Saare väide oli selline, et tema arvetuste järgi peaks olema selle gaasiküttel saadava soojusenergia hind päris tunduvalt odavam kui Viljandi linnas, mida nüüd Esro oma kombineeritud süsteemide peal müüb. Samal ajal me teame, et Viiratsis puhtgaasikattlamaja peal oleva megavatti hind on vist 313 krooni või palju kallim. Kui basseini vajadus on pakutud aastas 1700 megat, siis 300 krooni kallim teeb aasta ekspluatatsiooni 500
000 näiteks. No, nii et üks asi on tehniline lahendus, teine on matemaatiline lahendus ja kolmas on siis raha. Nii et siin päris ühest vastust ei saa veel öelda, enne kui ei ole algandmeid. Aitäh, eks matemaatika määrab palju selles mõttes, et me oleme arvestanud pärast ülalpidamiskuludega, see on meie jaoks ka oluline, et need ei saa minna tänu sellele, et ehitaja nüüd mingit trikki siin teeb soojaga meil ju kallimaks, kui me oleme arvestanud siin seda. Hüva, aga ma arvan, et selles teemas meil ei ole mõtet diskussiooni edasi arendada, sest et läbirääkimised käivad ja ma arvan, volinikud said ka informatsiooni, et tegelikult kõiki nende asjaolud, mida te ka küsisite, arvestatakse ja ka ilmselt küttespetsialistidega on vaja nõu pidada. On veel küsimusi linna peale? Ei ole. Aitäh linna peale, minu poolt veel mõned informatsioonid teile. Esimene informatsioon on see, et 2. veebruar on Tartu rahu aastapäev. 2. veebruar on Tartu rahu aastapäev. 2. veebruar hommikul toimuvad talitused kindlasti Vabadussõjas langenute kalmistul ja meie erinevate monumentide juures nagu alati. Küünalde süütmine, lillede panek. Teiseks, volikogu komisjonide esimehed ja liikmed kõigile, kes meil ka komisjonis juhin tähelepanu, et on kokkulepe. 9. veebruaril kell 17 toimub Viljandi volikogu ja linnavalitsuse infotund rahvale ehk kohtumine meie valijatega, tõeline kohtumine valijatega ja seekord on valitud kohtumise kohaks eelmise aasta üks meie ilusamaid asju, mis valmis saanud, Viljandi muusikakooli uus kontsertsaal, koosolek toimub seal kontserdimajas. Kell 5 ja palun. Ei, see on juba kokku lepitud, ruumid kokku lepitud, kõik kokku lepitud. Kõik on kokku lepitud. Jah, paraku on nii, et meil on täna 7 tükki välislähetuses vist. No ei saa, ei ole midagi teha. Meil on see tõesti kokku lepitud pikalt. See on seotud sellega, et kuidas muusikakoolis on proovide vahele võimalik paigutada meie sobilik koosolek. On nii. Ja siin on ka kindlasti see, et kui me nüüd seda muudame, siis on mõnel teisel jälle mingi asi, nii et ega väga raske on kõigile sobivat aega leida. Kell 5, see tähendab seda, et me teeme ülevaadet eelmisest 3 aastast meie volikogu poolt vaadates, räägime ka eelmise aasta asjadest ja räägime 2009. aastal planeeritud tegevustest. Ehk siis tegelikult volikogu nagu selle valimisperioodi teemad võtab kokku. Ja ma usun, et igal komisjonil on siis valmis pandud omapoolne mingi 5-10 minutiline maksimum ülevaade tegevustest, kes siis tahab pildimaterjali ja slaidiprogrammi sinna kõrvale panna, siis palun ka varakult hakata komisjonide esimestel sekretäriga, volikogu sekretäriga asju ajama, et taust oleks nagu paigas ja mida ka paljundada soovitakse, et see varakult valmis oleks. Nii et 9. veebruar kell 17 muusikakooli muusikamajas, kontsertmajas, kuidas ta on? Orkestrimaja, on siis see koht. 23. veebruar on erinevad vastuvõtud, 24. veebruaril palume siis teid kõiki osalema vabariigi aastapäeva üritusele, eks need kutsed plaanid tulevad, aga tahame seda teha veel suuremalt ja uhkemalt kui tavaliselt, nii et palun kõigil vaim valmis panna selleks päevaks pühenduda Viljandi linnale ja lõpp on nagu ikka meil siis Ugalas suure rahvapeoga ja kõigi meie tänutähtede ja asjade üleandmisega. Et see on nagu veebruarikuu, mis on siis üsna tihe meid. Sellega kõik, all ootab meid väike lobibaar nii-öelda, kus on võimalik kohvi, tee, kirakaid, natukene viinamarju. Kohtume me teiega 25. veebruaril kell 17 korralisel istungil Viljandi Raekojas. Aitäh ja head ilusat